lahti, esimene poolega oli... Mäng ei olnud kehva tegelikult. Seisuliselt jah, 0-3, et muidugi väga ebaõnnestunud. Aga mäng ei olnud kehva, mäng oli nagu väga nauditav ja hea nagu mõlemalt poolt. Aga kahjuks on vastasel nagu mängijaid, kes suudavad õigel ajal pause teha ja sööta anda, et meil on neid 2-3, neil on 6, et see määrab rolli, et kui on võrdsed võistkonnad ja täna olid jälle võrdsed võistkonnad, aga jälle see esimene värav mängiti ülekaalu ja oligi, et tehti nagu natukene, kuidas öelda. Ühesõnaga see situatsioon mängiti hästi vastase poolt välja ja meil oli jällegi rüdi läks laiali ja vastane oli värava sellest ja tegelikult mäng läks nagu normaalselt edasi, aga teine poolega noh, meil ei ole selline kvaliteet ründes, midagi teha ei ole see aasta. Me suudaksime palli nagu ründes hoida ja teha seinasööte ja läbi mängida, midagi teha ei ole. Et see näitab ka selle aasta ju tabeliseisu ja punktide arvu. Ma ei räägi seda mitte täna, vaid ma olen seda rääkinud, ma arvan jaanuaris, millal ründetegevus on veel kõige nõrgem ja täna nägi ära seda. See, et me 2 väravat laseme, kaitse algab rünnakust. Aga Nõmme tõestas, et ta oskab hästi kontratega mängida ja midagi teha ei ole. Aga teise poole 2 väravat muidugi, mis ma teha saan, kui Reintam magab maha, kui inimese jalgade töö ja pea mõtlemine ei lähe kiiresti jalgadest, siis ei ole midagi teha. Ega siin ei saa loota, et Ventsel püüab selle palli kinni ja paraku tuleb blokkida ja Reintam on selleks valmis, löödi teine värav otsa ja kolmas samamoodi kontra. Eks olukord oli selles suhtes kehva, et me olime 1-0 taga ja meid oli 1 rohkem, et see sunnib nagu ründama ja vastastele on võimalus kontrat ja vastasele tuleb auga väga hästi tänu. Et oskab mängida kontraid hästi ja neil on olemas selles kvaliteeti. Peale mängu praegu oli jalg paistis, et ma ei tea, et eks näha ole siin, et ta hoiab külma peal ja 2-3 päeva pärast saab teada, et kui suur vigastus on paistab selle. Aga jah, see on varatamatus. Vigastused on varatamatus. Kahju, et kõige väiksem poiss vigastada sai ja kõige väledama, aga midagi teha. Aga võtti punane kaart, ega seda oli oodata. See on nagu ütleme üllatus, et võiti punase kaardi võib saada. Et halb on see, et inimene nagu inimene ise nagu ei õpi ja midagi teha. Mis ma siin ikka teisi lahken? Kahju, et ei ole nagu kohe nagu seda mängu, et siin see koondise mängu vahel, et võib-olla on ka hea, eks näeb. Vahest nagu peale kaotust kohe minna järgmine nädal sama vastasega nagu siis on võib-olla see emotsioon niisugune kättemaks ja viha ja kohe sees, aga eks näeb jah, et üks nädal on vahel, et kas ta tuleb kasuks või kahjuks see paus ja mõne mängu nagu uuesti, et ei oska öelda veel jah, tuleb midagi välja mõelda, et 3 mängu me oleme 2 viimast mängu me oleme kaotanud niimoodi, et mäng on võrdne, aga nemad ikkagi väikese enesekindluse või kogemuse pealt oskavad selle õigel hetkel selle väravali ja söödida midagi teha. Et taktika siin nagu nii palju ei päästa praegu. Eks näeb, et siin on aeg, et küll mingi plaani välja mõtlema. Ja viimane mäng Nõmmega, eks viimane sans punkte nüüd. Arvan, et iga mees on seda valmis tegema.